Tere! Olen Triinu. Tulen korra siia laivi ka. Täna on nii põnev päev olnud, eile ka. Olen siin reaalselt seansse teinud. Ja valmistanud siis seda koolitust ette, mis siis on tulemas. Ja tänane video, mida ma tahtsin teha. Kas sina tunned ka, et elu sakib täiega? Kas sina tunned ka seda? Et kui sa nagu tunned, et kui sa mingit muutust ei tee, siis sa sõidad endast lihtsalt üle. Kas sa tunned seda? Mina võin öelda seda, et kui minu elu sakkima hakkas, see oli see koht, kus ma oleks pidanud kohe muutust tegema. Ma oleks pidanud muutust tegema, see tähendas seda, et kui minu elu hakkas sakkima, siis ma ei osanud mingit muutust teha. Kas te kujutate ette? Kui pimeduses on inimesed, kuidas me klammerdume reaalselt töö külge, mida me ei armasta, raha külge, ellujäämise külge. Nii ja selleks pidin ma siis viima ennast sinna kohta, et kui sinu elu täiega sakib, et kuna täna oli sellel teemal juttu, kui sinu elu sakib ja sa tunned selle ära, et see töö ei sobi sulle, siis liigu edasi. Kui sinu sees on juba vastupanu, kas või iseenda osas, sa näed, et sa ei ole rahul iseendaga, oma kehaga, mis sa iganes, muuda seda, tee midagi. Kui sul on tunne, et sa ei saa mingit muutust luua, siis pane tähele, et see on ainult tunne. See ei ole tõde. See on tunne ja see ongi see pool, et inimesed saaksid aru, et see tunne loob. Kui inimene tunneb, et tavaliselt inimesed viivadki ennast depressiooni, sest nad tunnevad, et ma ei saa oma elu muuta. Selline tunne on. Kas te kujutate ette? Mul oli ka kiirabiautos pidin seda kogema selles mõttes. Ja tegelikult on see tunne. Ja tegelikult sa saad oma elu muuta. Nüüd on see pool, et kas sa julged seda muuta. Ja enamus inimesi ei julge. Istuvad seal, hoiavad töös kinni, kiruvad tööandjad, ikka istuvad seal. Aga elu paneb sind täiega kasvama. Mina ei teinud ka ühtegi sammu. Hoidsin samamoodi kinni ühest ettevõttest. Ma olen 23 aastat ühes ettevõttes. Ja lihtsalt elu ise pidi viima mind sinna kohta. Ja see tähendab seda, et kui sina juba oled teadlik, oled mu laive vaadanud ja saanud aru, et sellist elu ei ole vaja endale, sellist ei ole vaja ennast haigeks teha kuskil tööl, kus sind ei väärtustata. Ei ole vaja. Vali endale teine, liigu elus edasi. Ja kui sa liigud edasi iseenda tasandile, siis selleks on mul töö versus kutsumus. See on see koht, kus sa tahad näha, kes sina ise oled. Ja miks sa siin oled. See on see pool. Aga kui sa ei ole veel selleks valmis, see on ka okei. Oluline lihtsalt tunnistada endale. Kui sa pole rahul ja kui sa oled oma tervisega hädas, siis see on see koht, kus sa oled endast üle sõitnud. Sa oled endast üle sõitnud. Sa oled teinud midagi, mida sa ei ole nagu tahtnud enam, aga sa ei ole julgenud muutust teha ja siis sa viid sinna depressiooni ennast. Ja lõppkokkuvõttes tuleb sul ennast tagasi tuua. Nii et täna ma võin küll öelda, et see mõttetu ellujäämisprogramm meie sees on nii suur ja see on nii suur ja nii sügav ja sellega on vaja tegeleda, et sealt välja tulla, lahti lasta. Elu on pingevaba. Kõik tuleb pingutuseta. Kui inimesed peaksid olema täna hädas oma tervisega, stressiga, siis teadke, et see on see kood. Kõik tuleb lihtsalt ja kergelt. Mitte nii, et sa pingutad ja nii, et mina tegin seda. Ma loodan, et täna siin saavad kõik inimesed aru, et enam sellist nagu ei peaks olema. Ma oma arust olen nii palju rääkinud seda, et ma mõtlengi, et täna vist on kõik inimesed terved. Aga millegi pärast ei ole.
et siis ma mõtlengi, et oh my god, kuidas nagu veel jagada seda teadet, et inimesed saaksid oma elu muuta, ei peaks seal olema, liiguksid elus edasi. Kui sa ei liigu, ei julge, siis on hirm ees. Ja see tähendabki seda, et sa ei julge ennast väärtustada, sa ei julge elus edasi liikuda. Ja nii inimesed istuvadki kastis kinni, ei julge elus edasi liikuda. Ja siis ongi kõik haigused, sest haigus on parim asi, mis saab inimesel olla, et ta hakkaks liikuma. Kuidas keha saab anda märku? No mitte millegi muuga ei saa. Et täna on küll see pool, kus inimesed peavad ise aru saama. Kui su elu täna sakib täiega, siis hakka endasse vaatama. Mida kiiremini sa seda teed, seda parem. Sest vastasil juhul pead sa täpselt sama ämbreid kolistama, kus mina olen käinud. Aga inimene õpib ikka ise enda vigadest, nii et ega teised võivad siin rääkida. Nii et selles mõttes ole teadlik, et sina oled väärtus, kõik asjad tulevad lihtsalt ja kergelt ja sina ise lood oma elu. Ainult sina ise ja mitte keegi teine. Ja sina lood endale ka jama. Kõik haigused on sinu enda lahendamata teemad. Et kui sa oled alla surutud, kui su sisemine päike on alla surutud, siis enamalt jaolt inimestel ongi kõhunääre, maks, sellepärast et alla surutud inimene elab siis selles vihas, et ta peab seda tegema, siis ta tunneb, et ta ei saa endale mitte midagi lubada ja siis ta istub seal nõiaringis. Tegelikult sa saad endale kõike lubada. Tegelikult sa saad sealt välja tulla ja tegelikult on elu kergus, rõõm, vabadus. See on elu. Mitte see, et elu sakib. Aga me ärkame üles siis, kui ta sakib, nii et ka see on hingevalik. Nii et kui sa tunned, et sa ei taha, et elu sakib, siis muuda midagi. See on kõige olulisem, muuda. Ükskõik. Et mina lihtsalt ei julgenud muuta, pidin ämbreid kolistama, aga ma arvan, et täna sa oled juba nii teadlik, oled olnud nii palju minu lugu näinud, et sa enam seda, et sa juba hakkad varem endaga tegelema, et sa ei pea ennast sinna viima. Ja ei pea kannatama kuskil töökohas, kus sul ei meeldi olla. Ja tegema seda, mis pole sinu oma. Nii et elu on võimalus, elu annab sulle uusi võimalusi, nii et selles mõttes märka, liigu edasi ja sa näed, mis kõik toimuma hakkab. Nii et elu on põnev. Aga aitäh kõigile, mõnusat päeva jälle, tšauka!